Süüria teatas, et on jõudnud Moskvaga Venemaa pahe alles jäänud sõjaväebaasi tuleviku osas kokkuleppele. Lepingu kohaselt saavad Hmeimimi lennubaasist ja Tartuse mereväebaasist ühised väljaõppekeskused, samal ajal kui Damaskus võtab tagasi kontrolli külgnevate tsiviilrajatiste üle. Venemaa jääb küll alles, kuid palju väiksema kontrolliga. See on oluline suveräänsuse väljendus Süüria Assadi järgse valitsuse poolt. Moskva pole seda kokkulepet veel kinnitanud. Ja selle teema kohta räägib meiega Anna Borševskaja, Washingtoni Lähis-Ida Poliitika Instituudi vanemteadur. Suur tänu, et meiega liitusite. Olete meil juba mitu korda külas olnud. Me hindame väga, et te meiega liitusite. Miks võiks Süüria uus valitsus otsustada säilitada Venemaa sõjalise kohaloleku, arvestades Moskva rolli Bashar al-Assadi toetamisel? Kõigepealt, nagu te ütlesite, näeme uut Süüriat. Ja on oluline tunnistada, et see on Süüria, mis paneb oma suveräänsust maksma. Aga põhjus, miks Süüria ei saa Venemaad täielikult välja tõrjuda, on see, et mõlemad pooled mõistavad, et nad vajavad üksteist. Ja Süüria valitsus vajab endiselt Venemaad. See ei saa endale lubada Venemaad täielikult endast võõrandada. Ma olin hiljuti Süürias ja märkasin sisuliselt sama asja. Kuigi me näeme üldiselt uut Süüriat, Venemaa positsioon ei ole tingimata nõrgenenud, vaid see lihtsalt kujuneb ümber. Ja see on palju enamat kui lihtsalt sõjaväebaasid. Sõjalised suhted on vaid üks osa sellest suuremast pildist. Olgu, nii et sa ütled, et see ei ole nõrgenemine, vaid ümberkohandamine. Räägi mulle sellest rohkem ja kuidas see muudab Venemaa sõjalist rolli Süürias? Veel pole kõik selle kokkuleppe üksikasjad avalikuks tulnud, kuid sellest raportist on selge, et Venemaa mängib endiselt rolli, et Venemaa ei ole täielikult väljas. Ja see ongi siin oluline meeles pidada, et Venemaa on endiselt Süürias. See lihtsalt otsib viise, kuidas kohandada oma suhtlust ja koostööd selle režiimiga. Kuid pole mingeid märke, et Venemaa sooviks lahkuda või et Süüria valitsus saaks endale lubada Venemaad täielikult võõrandada. Praegu ei ole Moskva seda kokkulepet veel avalikult kinnitanud. Kui oluline see on ja kas tingimused võivad veel muutuda ning mis suunas? Tõenäoliselt ei ole Venemaa rahul sellega, et nende rolli vähendati. Ja see võib olla üks põhjus, miks nad pole seda kokkulepet veel kinnitanud. Kokkuvõttes on siiski oluline see, et Venemaa ja Süüria otsivad võimalusi koostööks. Ja just sellepärast räägib ka see raport, mida te mainisite, mingisugusest ühisest väljaõppest. See viitab taas mingisugusele suhtele. Ja taas kõige olulisem pole mitte selle suhte detailid, sest need võivad muutuda, need taktikad võivad aja jooksul muutuda. Kuid oluline on see, et Süüria valitsus annab nii oma rahvale kui ka ülejäänud maailmale märku, et nad kinnitavad oma autonoomiat ja suveräänsust, kuid Venemaa on endiselt kohal. Ja selle kohta, kuidas see täpselt välja nägema hakkab, võivad üksikasjad ajas muutuda. Nüüd ütlete, et see pole ainult sõjaline küsimus. Kuidas me veel näeme, et Venemaa on endiselt Süürias kohal? Me näeme seda jätkuva majandusliku koostöö kaudu Venemaa ja Süüria vahel, samuti kultuurivahetuste ja diplomaatiliste kontaktide kaudu. Ja Venemaa jätkuva kohaloleku kaudu koha peal. Näiteks Venemaa on hiljuti taas avanud või oli valmis taas avama ninnena Venemaa maja, mis on Vene kultuurikeskus. Vene kultuurikeskused on traditsiooniliselt tuntud kui luurekatteorganisatsioonid. Ja see on märk nii Venemaa jätkuvatest kultuurisidemetest selle riigiga, kui ka sellest, kuidas Venemaa kasutab neid sidemeid oma kohaloleku taastamiseks. Teatud mõju avaldamine mitme ühenduskanali kaudu. Teine näide on muidugi see, mida ma mainisin majandusliku poole pealt. Näiteks nisu ja naftakaubandus. Nüüd oli see Süüria valitsus. On püüdnud vähendada oma naftasõltuvust Venemaast, kuid selle kohta on veel vara öelda. Ja taas on mitmeid viise, kuidas see suhe jätkub.
kas sa ütleksid, et Damaskus kasutab Venemaad, kasutab seda selleks, et tasakaalustada Türgi ja teiste osapoolte mõju või vähemalt saata neile sõnumit uuest Süüriast? Ma arvan, et see on kindlasti osa sellest. Teine osa on see, et see on sõnum ka Venemaale, et Venemaa on rahvusvahelisel areenil liiga oluline, et seda täielikult eirata. Teine viis seda vaadata on see, et Damaskus lihtsalt püüab tasakaalustada suhteid kõigi nende paljude jõududega, kes jätkuvalt püüavad selles riigis mõjuvõimu saavutada. Ja pea meeles, et Süüria on endiselt üsna haavatav välismõjudele, mitte ainult Venemaalt, vaid ka teistest riikidest. Ja mis puudutab just neid Vene baase, millest me just rääkisime, on oluline meeles pidada, et see on väga ebatavaline. See on ebatavaline olukord, kus valitsev režiim, see tähendab Assadi režiim, kukutati opositsiooni poolt ja see on šara. Ja ometi sai Venemaa, riik, mis toetas valitsevat režiimi, ikkagi oma baasi alles hoida selles riigis. See iseenesest on juba ebatavaline olukord. Tavaliselt seda ei juhtu. Tavaliselt, kui opositsioon kukutab valitseva režiimi, riik, mis toetas seda valitsevat režiimi, ei saa sellisel määral riigis kohal olla. Anna Bortšeskaja, aitäh, et täna õhtul saatesse tulite. Aitäh, et mind kutsusite.